Tere päevast, kallid televaatajad, teie vaatate TV6 ja selle nädala viimast võidustuudiot. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka natukene mängureeglitega. Kõige paremini on kõigest alati lahti seletatud meie veebilehel www.voidustuudio.ee ja all ekraanil jookseb ka mõnevõrra mängureegleid terve saatejagu, kuid kõige peamiseks olulisemaks on, et pead olema vähemalt 18 aasta võrra elukogemust omama ehk täisealine. Sa pead ka meeles pidama, et tegu on tasulise numbriga 2,50 € maksab iga registreeritud kõne siia poole ja keegi valitakse juhuslikult siis kõikide registreeritud kõnede seast. Kes on see täna? Ma loodan, et sina, kes alustad meie mängu 18 aastat vähemalt siis vanust ja pead tegema mingi ühesuguse vastuse leidma sealt ja ka kõne. 10 € esimesena, oi kui ilus naine, ilus pilt seal on, aga 10 € käin välja sellele, kes ütleb mulle, milline on üks erinevus. See ei ole tähti, seal ei ole numbreid ja peagi olema mitte, aga ütle mulle, kus kohas paikneb see mingisugune apsakas. Peaaegu samasugune pilt, aga mitte päris. Kes teatab selle apsaka mulle liinile 9001020 esimesena, siis saad meie saate käima, oled meie selle saate esimene võitja. Selle nädala viimase saate esimene võitja, ole see sina, kallis teleka vaataja. Reede on käes, kallid televaatajad, me saame nädala vahetusse astuda vaikselt siin, aga viimane mäng veel. Kes lahendab selle ära? Ütle mulle palun, millises kohas, kus kohas täpsemalt paikneb see mingisugune apsakas. Täna siis selline mäng. See võib olla taustas, see võib olla selles naises, ei tea. Ilusad asju on palju seal pildil, aga üks tuleb sulle ette öelda ja üks ainukene kõne on tarvis teha ühel ainsal helistajal. On võimalus võita 10 € selle vooru puhul. Kes on see meil täna? Ma arvan küll, et on sinu kord. Üks ainukene apsakas on pildil, üks moonutus siis seega. Nii, mina leidsin lõpuks ometi üles, aga sina, kallis televaataja, sina võid teenida sellega raha 10 € ühe ainsa vastusega. Kes ütleb liinipidi ette, siis saame uue mängu peale käia. Tegelikult mind ei sega seda pilti ka kaua seal hoida, ilus pilt on. Päikest väljas ei ole, aga rahasära stuudios. Nüüd siis esimese vooru puhul 10 € käin välja kohe sinule, kes ütleb mulle esimesena liinipidi ette selle õige vastuse. Peaaegu hakkasin ütlema ette juba õiget vastust, aga õnneks hoidsin suud vakka. Kelle häält kuulen järgmisena, sina oled siis seega võitja. Kui kuulen sinu häält järgmisena, siis sina oled see, kes saad meie saate käima ja 10 € võidad esimese vooruga endale. Selle nädala viimane saade, tuletan meelde, homme pole enam võimalust võita ega ka ülehomme mitte. Järgmise korrani peate esmaspäevani ootama. Aga nüüd on ilus pilt seal. Üks väikene apsakas, võib-olla suurem apsakas. Mine tea. Tegelikult tean, aga ei ütle ette. Ütle sina minule liinipidi ette, siis kontrollime üle ja saabki trepeeringu välja käidud ja uus voor käima. Esimene voor on alati lihtsam. Peaaegu alati alustame väiksemate, lihtsamate mängudega. Hallo, kes on meie õnnelik esimene hommikupäeval, reedesel päeva puhul? Olen Aime ja pakun teisel pildil kollasel puudub valge laik. Täpselt nii, ta ongi Aime, nii et sina lahendasid tublisti ülesande ära ja seega teenisite endale 10 €. Väga kenasti, mulle meeldib esimene voor lahendatud ja Aimele 10 €. Palju õnne! Nüüd siis tantsiv naine seal 2 korda, topeltkordi ta on, aga üks mingisugune moonutus on ka sellel pildil ja sama süsteemiga jätkame. Teisel voorul ka sellel pildil on tarvis lihtsalt öelda, kus kohas paikneb see moonutus. Tähti ja numbreid ei ole selle ülesande puhul, küll aga on auhinnafondis 10 € ja selle all väga tähtis. Oluline telefoninumber, kui soovid võita ja mängida, siis selleks on 9001020. Apsakas, kus peidad sina ennast ja kui sina leiad üles, ära peida ennast seal kodustuudios, vaid võta telefon kätte, vali välja 9001020. Kiiremale, ainult kiiremale, käin välja 10 € ja võidad meie selle vooru. Aga nüüd otsime koos siis apsakat. Kus kohas paikneb see apsakas? Kes ütleb seda ette siia?
Tundub väga kerge pilk, kuna on teine voor tavaliselt küll väga lihtsad, aga mina ei ole üles leidnud. Sina aga võid sellega raha võita ja tasub paremini otsida. Luup, kas või appi võtta. Abi võid ka küsida. Aga mina abi välja pakkuda ei saa, aga samal ajal, kui seda ütlesin, leidsin üles apsaka. Kes ütleb seda mulle liini pidi, kes teenib selle endale 10 eurot? Üks vastus on õige, kus kohas paikneb see apsakas. Kes on meie teine võitja? Teeme nii, et nüüd on reede käes viimane saade selle nädala puhul ja tõepoolest on, siis ärme ühtegi apsakat tee. Näitame, et me oleme veel eluvaimus reedeni välja olnud. Tuleb aga saade lõpuni välja mängida ja võita kas või mitu korda sama saate jooksul. Kui võitsid esimese vooru, võid ka võita selle ja hiljem ka. Kui lähevad keerulisemaks mängud, siis summad arvatavasti tõusevad, aga keeruliseks lähevad mängud. Hallo, kes on me õnnelik teine helistaja täna? Olen Aime ja pakun esimene pilt. Dressipüksi säär on lühem kui teisel pildil. Täpselt nii ta on ka selle puhul ja mulle meeldib, kuidas teie mängite väga kenasti. Lahendus on täpselt just see, mida meie otsisime, ootasimegi. Aime oskab lahendada. Aitäh tubli töö eest. Topeltkordi. Tubli. Nüüd aga seal 2 pilti endiselt, aga 10 eurot selle puhul. Apsakas tarvis üles leida. Ma juba vaatasin, ma leidsin, aga ei leidnudki. Kes aga leiab esimesena, teata palun mulle ka sellest. Oleks rõõm kuulda sinu häält ja sulle õnne soovida. 10 euro puhul. Kes leiab selle apsaka esimesena üles ja kes teatab sellest siia? Liinile 9001020. Üks ainukene apsakas on sees ja ainult üks võitja. 3. voor. Kes lahendab selle ära? Kes saab ühendust? Viimane saade see nädal. Viimane võidustuudio see nädal, nii et kui ei ole kunagi varem mänginud, siis panema õnn täna proovile. Vaata, kas see 3. voor pakub sulle võidu välja. Ma usun küll, kui leidsid apsaka, siis tasub ikkagi vaadata, et telefonis on akud ka ja valida välja 9001020. Kus paikneb see apsakas, see on tarvis ette öelda, kuna selle vooru puhul ka meil ei ole võtta neid tähti ega numbreid ka mitte. Kes ütleb mulle selle apsaka, mina juba põnevusega ootan. Aga vaadake hoolikalt. Jälgige kõik detailid ja seal on palju, taustal toimub ka palju asju. Kuskil võiks olla see apsakas. Tavaliselt produktsioon oskab kenasti ära peita need. Hallo, kes on meil 3. õnnelikuks helistajaks valitud sinna? Olen Aime ja pakun esimene pilt. Õlapael on üks rohkem kui teisel. No just nimelt, et 3. korda õige vastus. Palju õnne, seda pole varasemalt juhtunud 3 korda jutti üks ja sama võitja. Palju õnne, Aime! Te olete supermängija. Mulle meeldib. Delfiinid, fantastiline 10 eurot ka ootab seal, kui leiad see lapsaka ülesse. Oi, nüüd ma ei suuda keskenduda, mulle nii meeldivad delfiinid. Sellega on. Selle pildi puhul on minu arust vähemalt üpriski hõlpsaks tehtud. On kohe näha, kus kohas on see apsakas, aga vaata oma silmaga üle ja toksi oma sõrmadega telefonisse 9001020. Kellele saan rahasära saata koos päiksega, vihmaga hoopiski. Vahet ei ole, rahasära on ikkagi rahasära ja sinu võit on sinu võit. Oi, delfiinikesed, õnneks nad on seal looduses. Minule ei meeldi, kui nad kuskil vangis hoitakse, siis saan mina kurjaks. Aga õnnelikuks saaksin, kui ütled mul õige vastuse ja päästame ka tema tagasi sinna vette. 9001020. Kes lahendab meie 4. vooru? Jah, nüüd on 4. voor, peaks olema. Mälu on petlik, eriti otse-eetris siin, aga nii ka reedese päeva puhul. Kes on siin naeru nägudega jõudnud reedeni välja, siis patsuta ennast õla peale. Mina teen küll nüüd niimoodi. Tubli. Täna on reede kätte jõudnud, aga kes teenib reedel raha? See on põhiline meie mängude puhul. Kes võidab? See oli põhjus, miks me mängime. Ainult üks apsakas on tarvis leida ja öelda selle ülesande puhul siis mulle ette. Kus kohas paikneb see apsakas. Ja meie mängime ainult täisealistega. Lapsed võivad kaasa mängida, kuid otsused ja kõned langetavad ainult täiskasvanud.
Kes teab öelda? Oi, kui oleks praegu seal koos selle delfiiniga looduses. Atlandil arvatavasti. Ei tea, aga kes tuleb liini pidi, seda ma ka ei tea, aga sina tead, kui sul on apsakas valmis vaadatud, siis tead küll, kes oled sina ja tule palun liini pidi siia oma vastusega. Kes jõuab esimesena? Pidage meeles, et ainult esimesele käin premeeringu välja. Nüüd on 4. voor ja delfiini pilt on tarvis ära arvata, kus kohas paikneb mingisugune apsakas. Üks apsakas seal on, mingisugune moonutus. Sinu töö on ära arvata. Vaata hoolikalt, võrdle neid kõrvuti olevaid pilte. Ainult vastusest ei piisa, kui võita tahad, siis ikkagi tasub ka välja valida. Meie number siia stuudiosse 9001020. Igati põnev pilt, see on üks mu lemmik, see on võib-olla mu lemmikpilt. Kassipilte meil eriti ei ole ju, aga delfiin on võtta. Hallo, kes on õnnelik 4. helistaja seekord? Aime ja pakun teisel pildil puudub seljauim. Täpselt, nii on ka selle vastusega. Täpselt ei õigesti öeldud. Aitäh, Aime, teile 4. kord jutti juba. Palju õnne, 10 eurot on teie oma järjekordselt. Ka niimoodi võib mängida. Vahel on väga vaiksed päevad meil siin, siis on paremad võimalused teil liinile saada. Aga kallid televaatajad, vaadake alata seda lahtrit. Selles lahtris loeb, et nüüd tuleb leida 2 erinevat vastust ja selle puhul ka topelt rohkem raha sinna auhinnafondi. Sinna sai laekuma 20 eurot ja pidage meeles, et nüüd siis palun 2 apsakat. Vaadake hoolikalt neid pilte. Neid pilte tuleb hoolikalt vaadata ja võrrelda oma vahel. Ja ise võib-olla kirjutaksin ka sellise ülesande puhul ülesse, kus on need apsakad. Ei ole tähti, ei ole numbreid ka selle puhul, aga apsakaid on 2 võrra küll. 2 vastusest ainult on kasu. Ainult 2 vastusest on kasu, tuletan meelde veel. Kui on 1 apsakas, see on väga hea, aga keskendu ja leia see teine ka. Saate sellega hakkame. Nii nunnud tiigrikutsud, imearmsad. Ja ka tiigrid, ka nemad kuuluvad ainult loodusesse. Õnneks sellel pildil ma usun, et on. Ja tiigritega välismaal pilti ei tohi teha muideks. 20 eurot, aga sinule tule palun liini pidi siia, ütle ette mulle, millised on need apsakad selle imenunnu tiigri puhul. Kusjuures mina imekombel leidsin teise apsaka üles, aga keegi on liini pidi seal meil. Väga tore. Hallo, ilusat reedest päeva, kes on meil õnnelik helistaja seal? Olen Aime ja pakun pilt teine. Kõrva taga puudub valge laik ja vasakul silmal puudub kriips. Vasakul silmal puudub kriips ka veel. Ja nii ta on. Mõlemad on õiged. Väga hea, 20 eurot. Ma juba mõtlen, kas on tõsi, mis siin toimub, aga on tõepoolest. Aime on super mängija meil täna. Aime on ka varasemalt võitud, ma mäletan küll teie häält, aga täna on teie päev, tundub niimoodi. Kes aga soovib Aimega koos võistelda, siis 9001020. 20 eurot on nüüd ka järgmise ülesande puhul. Ja selle ülesande puhul on tarvis üksainukene leida. Vahepeal oli 2 eelmise ülesande puhul, aga selle ülesande puhul ainult 1. Seal on siis pesapalli mängija. Oi, see on mõnus mäng. Aga apsakas. Kes leiab selle esimesena ülesse? Kes leiab ülesse? Motivatsiooniks olgu 20 eurot sul ja tahtmine võita. Aime mängib seal väga hästi täna, aga kes mängib koos Aimega väga hästi? See on teie endi otsustada. Kes jõuab vaadata vastuse valmis? Kellel on soov võita 20 eurot ja kellel on elukogemust vähemalt 18 aasta võrra? Jah. 9001020 number tasub mällu panna. Kohe, kui oled leidnud selle mingisuguse apsaka sealt pildilt, siis kohe vali välja. Meie stuudioliini number ja ütle see õige vastus. Saame ka selle vooru lahendatud ja siin premeeritud. See on minu lemmikhobi, raha välja lennutamine siit stuudiost. Reede viimane saade siis selle nädala puhul nüüd tasub hoida mänguvaim sees ja teate, et 2 järgmist päeva pole võimalust võita, seega nüüd siis tasub mängida. Vähemalt 1 kõne proovida teha ja ma loodan, et läheb vastus ka täppi. Vaadake palun vastused valmis ja siis helistage 9001020.
See on keeruline. See on keeruline. Hallo, kes on õnnelik helistaja seekord? Kas on Aime? Jaa. No nii, tuttav hääl seal juba täna olete väga heas mänguvaimus. Palju õnne selle puhul, aga mis on see apsakas selle mängu puhul? Ja, pakun esimene pilt mehe taga, selja taga olev pikk post on äärepool rohkem kui teise oma. Väga hästi öeldud, see oli õige lahendus, palju õnne, 20 eurot, kusjuures mina oleks valesti vastanud, kuna mina oleks öelnud, et see pall on teise koha peal. Teie olite täpsema silmaga, väga õigesti lahendatud, täpselt nii oli õige vastus. Ma kartsin, et keegi arvab ka nagu mina. Aga õnneks te olete väga heas mänguvaimus Aime seal, aga kes nüüd mängib koos Aimega ja võidab selle vooru ära? Võitku, kes võitku, mulle meeldib igatahes võitu välja jagada. 100 eurot sooviksin selle ülesande puhul, seal on väga keerulisi asju toimub. Üks ainukene erinevus. Kas tõesti üks ainukene erinevus? Siis on asi väga lihtsaks tehtud. 100 eurot võid võita ainult ühe erinevuse puhul ja ainult üks telefoninumber, kuhu tasub helistada. 900 10 20. Tegu on tasulise numbriga, kuid võid sellega korduvalt välja valida, siis on paremad võimalused liinile saada. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. 100 eurot on auhinna fondis ja ainult üks apsakas. Järjekordselt ilusad naised pildil, aga mingisugune apsakas on sinna võlutud emba kumba pilti siis. Emmas kummas pildis on mingisugune moonutus. Ei leia. Teile aga ei tasu alla anda, ei tasu jonni jätta, kuna teie kallid televaatajad võite võita 100 eurot selle ülesandega. Keeruline on teine küll, aga keegi saab hakkama ikka. See, kes keskendub kõige paremini ja on järjekindel. Väga õlised jalad on talle. Aga 100 eurot saad kas või mootoriõli sellega osta. Reisile rännata. Seal on nii palju detaile. Ja see erinevus võib olla peidus kuskil taustal või selles naises või ei tea kus. 100 eurot on küll hea. Hea seal auhinna fondis, heaks motivatsiooniks sul sinna. Aga 150 eurot on veel rohkem. Kas nüüd on parem motivatsioon? Kas nüüd ergutab mängu kaasa jõuda? Võta telefon kätte kohe, kui oled leidnud selle apsaka. Mingisuguse ühe ainsa moonutuse. Üks ainukene moonutus on kuskil. Võrdle neid pilte oma vahel. Kes otsib, see leiab. 150 eurot on ühe ainsa apsaka puhul, ühe ainsa kõnega tarvis välja teenida, kui on soov võita. Mängida tasub ainult, kui on mänguvaim sees ja tahtmine võita. Raha võib alati ära annetada, näiteks loomade varjude paika. See on hea koht alati, nii on ka palju muid häid kohti. Kui jääb rahast üle. Võida nii palju, et sul jääb rahast üle. Võida see, käime uue mängu peale. Ja kes võitsite varasemalt ehk täna siis Aime, ka siin oled oodatud sellele voorule. Kõik on võimalik. Täna on järjekordselt imeline päev. Täna on Aimepäev. Aga ka kõikidel teistel on võimalus, kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Kui valik korduvalt välja 900 10 20, siis on paremad võimalused liinile saada. Kuid siiski ainult ühe ainsa kõnega keegi ometigi võidab, nii et ühest ainsast kõnest võib täiesti piisata. Edu mängu, edu keskendumisele. Kusjuures mina sobin suht hästi selle värvitooniga kokku. 150 eurot, kui sobib sinu rahakotiga kokku, siis võlusa enda poole. Õige vastusega saab see toimuma ühe ainsa kõnega. Nüüd siis otsime koos apsakat. Mina teile ette öelda ei tohi, aga teie tohite mulle öelda. Sellest on kasu küll 150 euro võrra, kui ütled selle mulle ette esimesena.
Mitä? Rohkem raha juurde hoopiski. 200 eurot kannaga kohe naksti. 200 eurot sinna juurde raha ja ma arvan, et kellegile piisab sellest. Sealt oleks. Aga pildid on ka ja oleks on paha poist, nii öeldakse, aga mul on selline tunne, et ma võib-olla leidsin apsaka üles. Ei tea, ei leidnud vist. Teate, mis ma teeksin, kui ma kodus oleksin? Võtaks joonlaua välja võib-olla. Selle pildi puhul. Mitte ma ei mõõdaks seda naist, mitte ka säärepikkust, vaid vaataks neid detaile seal igasuguseid. Ma ei tea, mina ei tea tõepoolest, mina ei tea, milline see apsakus on, mind ei tasu kuulata üleüldse nagu nii kunagi. Ainult selle võrra, et telefoni number on 9001020. Üks, kas siis väiksem detail või siis hoopiski mingi suurem detail. Igatahes see detail on väärt 230 eurot, kuna meile meeldivad suuremad summad, võlume 230 sinna. Aplaus, tõepoolest. 230 eurot on auhinna fondis ja kellegi enda väljateenitud raha ühe väikse kõnega. Mängides. Kõik see saab toimuma mängides ühe ainsa kõnega. Kes aga kardab olla otse-eetris on näiteks oma nime siin öelda, siis need on vabatahtlikud. Ma küll küsin ja vahel küsin ka midagi muud, aga vastama pead sina ainult õigele vastusele. Ehk ütlema siis selle ülesande puhul täpselt, et milline on see erinevus, kus kohas see paikneb ja mis on see erinevus. See on ainukene töö, mis tarvis sul ära teha. Et 230 eurot endale teenida, siis tasub vaeva näha. Natukene keskenduda ja silmad liivast puhtaks hõõruda. Reede on kätte jõudnud tõepoolest ja nüüd veel see pilt ka tarvis vaadata. Seda pilti tarvis jälgida ja selle võrra hästi süveneda sinna, et leiad sealt mingisuguse erinevuse, kui võrdled neid kahte pilti oma vahel. Katsu siis vahepeal sellest naisest ka vaade eemale saada ja vaata igaks juhuks kõik muud detailid ka üle. Ei tea ju, kus kohas on apsakas. 230 eurot taga on kena summa. See ei ole mänguraha. Mängides võid võita hoopiski. 9-0-0-10-20. Selle nädala viimane mäng, kallitele vaatajad, viimane mäng sellel nädalal. Kes soovib võita veel, et on midagi nädalavahetusel teha, ehk unistada, mida rahaga pihta hakata. 230 eurot on auhinna fondis ja sellest võid juba unistada, kui sul on vastus valmis vaadata. Vaadatud juba. Ainult vastusest ei piisa, on tarvis vastus jõuda ka siia otse-eetrisse. Võidustuudio liininumbrile 9-0-0-10-20. Kes on meie tänane võitja? Selle ülesande puhul. 230 eurot, see lausa vilgub seal. Ootab sind siia. Kuule oma nime, et see summa sulle hüüab ja tegelikult ära kuule sellist summat, vaid kuula hoopiski 250 euro kutset. Kas nüüd meeldib rohkem? Kas nüüd meeldib rohkem? Kas nüüd on parem keskendumine, kui on rohkem raha võlutud auhinna fondi? Nopi enda omakse. Vaata ka vastus kõigepealt sellest, nendest kahest pildist. Üks erinevus, kus kohas see paikneb ja milline on see erinevus. Ütle palun mulle ette. Ainult esimesele helistajale käin välja selle 250 eurot. Tuleb leida üks ainukene erinevus. Sellest piisab, et võitja olla. Õnneks kraanivesi ei maksa, aga 250 eurot. Oi, see on järjekordselt see summa, mida mul meelde tuletada, et seal ei ole ühtegi koma vahepeal. 250 eurot. 2 eurot 50 senti üks kõne siia poole ja vahetan vastu 250 euro vastu. Võtame koma vahelt ära ja ütle mulle vastutasuks ka üks mingisugune moonutus. Aga hoopiski 280 eurot. Teeme niimoodi, et pressime raha juurde suure käega siit niimoodi. Võtsin lausa hoogu ja 280 eurot on nüüd seal auhinna fondis. Ja kelle omaks see saab, sõltub, kes valib välja 9-0-0-10-20 ja kes on vaadanud valmis ka vastuse. Teie võite kamba peale mängida, aga üks ainukene on see, kes teeb selle kõne siia, selle võidukõne. Jagage raha, kuidas jagate, aga
Minul on tarvis kuulda seda õiget vastust, pigem peatselt. Mis siin ikka? 280 € tahaks oma oskused tööle panna ehk raha välja lennutamise oskused. Seda ma oskan ja seda ma ootan. Aga enne seda ootan pikisilmi sinu kõnet ja loodetavasti ma nii südamest loodan, et sul on õige vastus olemas. Ainult üks apsakas. Kus kohas see paikneb ja milline ta on? Pilt on aga keeruline. Ma tean tõepoolest, pilt on väga keeruline. On ka kontraste. Värve on aga sarnased toonid ja see teeb asja palju keerulisemaks. Hõlpsamaks teeb aga selline kena vilkuv 280 € seal hõrgutamas meid. Teid. Mina ei või võita, teie aga võite. Teie võite, kui on telefonis akut ja teil on vanust vähemalt 18 aasta võrra. Teate, et tegu on tasulise numbriga, siis tasub vähemalt üks ainukene kõne teha ja oma oskused proovile panna. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast, kuid üks kõne on see tähtis kõne ja proovi. Kas on see sinu kõne? Ma nii loodan. Hommikul sai küll 1000 € välja jagatud ja sai kenasti kuuldud, kui õnnelik oli võitja. Mulle meeldib kuulata, kui te olete õnnelikud, nii et palun hõiska ka sina. 300 € puhul on parem hõisata. Topime raha juurde. Mahtus ära. Kui aga mahub ka selline summa sinu rahakoti vahele, vaata palun siis vastu, tasuks mulle vastus sealt. Üks apsakas on tarvis leida ja üks ainukene helistaja on tarvis liinile saada. Kes on see meil täna? Kes võidab sellise piraka ümmarguse kena summa, nagu sinna võlutud 300 € juba auhinnafondi. Silmad väsivad ära muideks neid pilte vaadates, nii et hoia vahepeal paar sekundit kas või korraga kinni. 8 on parem, 8 sekundit, sellest piisab. Vahepeal vaata vasakule, vahepeal paremale. 300 € aga vilgub seal selle võrra kenasti, et raske silmi kinni hoida ju, kui on selline silmi pimestav summa seal. Reede viimane saade Võidustuudiot sellel nädalal. Kes mängib ennast lõpuni välja, kes teenib 300 € ühe ainsa kõnega, ühe ainsa vastusega. Sinu töö on seal ehk mängumaa, töömaa, mis iganes, aga sealt tuleb leida üks mingisugune moonutus. Kui võrdled kõrvuti olevaid pilte, siis kindla peale leiad ülesse. Ja ainult vastusest ei piisa, kordan, et sellest ei piisa. Täna on sinu kord võita. Reede on ju käes, nüüd tuli meelde järjekordne. Meie, kes oleme reedel sündinud, meil on paremat õnne. Minul on õnn siis raha välja jagada, aga sinu õnn on see kätte saada. Anna siis endast märku, kui oled reedene laps, reedesel päeval kunagi ammu sündinud või vähemalt 18 aastat tagasi. Tänasel päeval 18 aastat tagasi, ehk see oli reede, ma ei tea. Mida ma siin seletan? Üks ta puha peas, et keegi võidab 300 €. Eriti tole oleks, kui keegi sünnipäeva laps täna võidaks. Niimoodi üks saade juhtus. Võib-olla eningi saateid, aga ükskord see selgus vähemalt. Aga selgub ka peatselt, milline on see apsakas. Kummas pildis on midagi liiga vähe või liiga palju. Ma loodan, et 300 € ei ole liiga palju sulle. Suur summa. Ühe apsaka puhul ainult välja käia on selline siis. Ainult ühe apsaka puhul käin välja. Pole tarvis isegi teist leida ega kolmandat ka mitte, üks ainukene apsakas, aga jah, võib-olla leidsin üles, ma ei julge vaadata sinna uuesti, sest ma kardan, et kogemata võib-olla reedan siis ka teile ette ja siis teil läheks kaotsi see vastuse summa ehk auhinnafond 300 €. 300 € saaksid head hingerahu nädalavahetusse, saaksid unistusi mõelda, mida sellega näiteks suvel täide juba viia. Täna see raha küll kohale ei tule, aga nagu palk tuleb tagantjärgi kindla peale ja selleks summaks on hoopiski 350 € meile meeldivad. Põmm, suuremad rahad kannaga järjekordselt. Kas siis saame raha? Mis pidi? Ei tööta. Lennutame. Kas ma mäletan valesti? Kas meil 350 pidi vist olema? Ei tea, 330 on ja väga suur summa ta on.
Apsakas on endiselt kellelgi veel ette ütlemata. Mina ootan siin võidustuudios just sind, kellel on vastus leitud. Üks moonutus on tehtud teisele neist piltidest. Kummale ei oska öelda. Ei julge vaadata enam. Aga kui sina ei julge helistada, et kardad oma nime öelda, siis teadmiseks, et ei pea ütlema. Peaasi, et võidad ehk ütled õige vastuse. Tähtsa info küsitakse kõikidelt võitjatelt nagunii tagantjärgi üle. Sellest pole muret, aga muret on see, et kes jõuab esimesena siia liinile koos vastusega. See on minu ainukene mure. Ainult esimesele käin raha välja ja selleks on tõepoolest 330 eurot. Reedese päeva puhul võlutud. Kes võlub ennast siia liini pidi? Kellel on see võluv vastus? Kellel saab olema 300 eurot, 330 eurot rahasära rohkem seal kodustuudios peatselt. Unistusi vähemalt selle võrra juba võid hakata mõtlema, mida kõike täide viia. Ja ainult üks apsakas on tarvis olla. Vastuseks. Ainult üks vastus, ainult üks kõne, ainult üks helistaja. 330 eurot on see väärt. Tasub mängida. Tasub mängida. Ühe apsaka puhul 330 eurot endale võita. Oi, kätte on jõudnud reede. Oi, kui mõnus. Võiks veel võita selle summaga endal oleks veel parem, aga ma olen õnnelik, et sinul on see võimalus ja teiste üle on kusjuures tavaliselt veel toredam õnnelik olla. 350 eurot on veelgi rohkem raha sulle ja seega meeldib mulle. Sinu vastus veelgi rohkem. Kes aga teatab endast ja sellest vastusest? Kes teatab, kus kohas paikneb see apsakas ja millise apsakaga on tegu? Ainult ühes kohas emmas kummas pildis on midagi moonutatud. Silmanägemine on tähtis, väga tähtis ja oluline asi elus, kuid selliste ülesannete puhul pigem isegi keskendumine on see kõige olulisem. Sellepärast mina nendega hakkama ei saa. Ma usun küll, et keegi selle aja sees, kui ma lonksu vett jõin siin, keegi sai sellega hakkama ja kui leidsid selle aja sees just selle apsakakese seal üles. Ehk oli see märk, et täna sinu kord võita. 350 eurot. Selline kena ahvatlev pakkumine on auhinnafondis ja selle vahetan ainult ühe ainsa vastuse vastu välja. Kus kohas paikneb see apsakas? Kummal pildil on midagi moonutatud? Selles mõttes ei ole nii vahet, kas sa ütled number 1 või number 2 pilti, aga kui sa ütled selle koha lihtsalt, kus on see on juba õige vastus loomulikult. Kui sa ütled, näiteks kui seal oleks päike, ühe pildi peal päike ja teisel poleks, kui sa ütleksid number 2 pildil on, saate aru, mis ma tahan seletada. Igatahes õige vastus on see, et peaasi, et ütled emma kumma pildi puhul, mis on midagi teistmoodi. Kus kohas see paikneb ja mis asi on teistmoodi? Apsakaid ei ole ühtegi see saade veel siia jõudnud. See mulle meeldib. Aime on olnud leekides, seal mängides. See ka meeldib. Ja meeldib ka see, et peatselt saan välja jagada 350 eurot. Super tore. Väga tore. Alustada reedet siis selliste raha välja loopimistega. Aga keegi teenib ometigi endale selle ja kes on see keegi täna? €350, seal ta on üksildane. Soovib sinu seltsi, ma usun. Sinu rahakoti vahele sooja pehmesse kohta pugeda 350 eurot. Kui sinna ära mahub, siis palun ütle mulle vastutasuks üks mingisugune apsakas. Tahtsin öelda väike apsakas, aga tegelikult ma ei ole kindel. Kas on selle puhul luupi või binoklit tarvis, aga kuskil on õige vastus. Ja kuskil on meie võitja ka. Ära peida ennast.
oled ainult ühe kõne kaugusel, et võita 350 eurot. Kelle raha seal vilgub? Minu raha see ei ole, see on kindel. See on kellegi teie raha, kes otsustab endale seda saada. Võib ka korduvalt välja valida 9 00 10 20, siis on paremad võimalused liinile saada. Auhinnafondi saab laekuma 380 eurot. Põksti, kena rahasumma järjekordselt veelgi kerkista, poleks uskunud, aga nii toimus. Sellist ilusat reedet teile sinna ja mänguvaimu head, väga head mänguvaimu. Keegi lahendab ometigi selle ära ja keegi teenib 380 eurot. Ilus summa. Üks ainukene õige vastus, üks ainukene kõne on tarvis teha. Ootan pikki silmi sind siia liinile. 380 euro jahile. Ilus pilt on ilusa naisega, aga sealt tuleb mingisugune apsakas ka üles leida. Selle võrra tuleb keskenduda. Keegi saab sellega hakkama. Minu oskused seda ei võimalda, aga sinul ma usun küll, et on parem keskendumine. Sa saad sellega hakkama, kui usud endasse. Mina usun sinusse kindlasti ja usuga peale meie saadet endasse. Võidad või mitte, aga usu ikkagi endasse. Teistesse ka. 380 eurot, usu ka sellesse, et see saab peatselt olema sinu oma. Kellel on sealt akut vähemaks jäänud telefonid, siis pange palun telefonid laadima. Kunagi ei tea, millal see võidukõne toimuma saab, nii et olgu seal mõnevõrra natukene akut ka siis telefonis, et ometigi võidukõne ei katkeks tänu vähesele akule. Kunagi ei tea, võib-olla praegu mõtled, et sa ei mängi või mängida, aga ei otsusta helistada, aga pane täna selline kalendrimärge, et täna ma proovin uusi asju. Olgu täna selline päev. Vali siis välja 9 00 10 20. Olgu täna see sul võib olla siis see. Täna proovin uut asja. Esimene kõne. Nii on juhtunud. Peaauhinnafond on läinud ühe ainsa kõnega välja. Suur summa ka varemasemal juhul. Rääkida ei oska. Räägi sina mulle palun, mis on see apsakas, kus kohas see paikneb? Telefoninumbrit me ju teame. Teada tuntud 9 00 10 20. Keskenduge. Keskenduge. Kui seda on antud keskendumist, siis võtke see kasutusele. Mis kellaga toimus? Kas mina olin omas mullis või liikusid seierid oma ette siin? Ei tea. Igatahes on tiksunud selle võrra kaugele teine, et püüab juba õhtut kinni. Kellakene seal. Seierid marsivad nagu soldatid ka täna. 380 eurot vilgub endiselt auhinnafondis ja telefoniliinile ootan sind, kallistele vaataja. Kellel on see apsakas teada? Kui veel ei ole apsakat, siis jõuad veel vaadata. Vaata sealt. Mõlemaid pilte, võrdle neid oma vahel. Sa võid vaadata kas või juppkaupa. Peida näiteks sama paberiga osa pildist ära ja võrdle siis ükshaaval juppkaupa neid pilte oma vahel. Lahendate, kuidas lahendate, aga peaasi, et leidub õige vastus. Keskendumist on tarvis, sinult nõuame vanust ja on ka tarvis välja valida 9 00 10 20, kui soovid võita. Kellele saadan välja sellise kena pirukas on taga ja piraka summa 380 eurot. Ma lubasin pakka olla. Nüüd ma teen seda. Vakka ma olin, aga selle aja sees ma otsustasin, et kergitame auhinnafondi. 400 eurot sai auhinnafondi võlutud. Palun, kallid televaatajad, see on viimane pakkumine.
Viimane pakkumine tähendab, et see sellest summast enam ei kirki. See jääb selleks imeilusaks 400 euroks sinna. Sinu omaks saab 400 eurot, kui leiad üles selle apsaka. Ühes pildis on mingisugune moonutus ja kui leiad üles, kus kohas see paikneb ja millise apsakaga on tegu, ütle palun mulle ette. Esimesena helistajana liinile 9001020. Kus kohas on see apsakas ja millise apsakaga on tegu? Ühtegi apsakat pole siiamaani jõudnud saatesse seekord. Nii et jätkame samas vaimus. Nüüd on suur summa seal. Oi. Nüüd on kindla peale ei tasu ühtegi apsakat teha, vaid kas või üles kirjutada apsaka koht. Kunagi ei tea, mis otse-eetris toimub. Võib-olla läheb kaotsi ka see vastus. Ei tea. Tean aga, et ootan sind siia. Keegi, kellel on vanust ja elukogemust vähemalt 18 aasta võrra. Mine vahepeal kas või lähemale seda pilti. Võib-olla siis leiad mingisuguse väiksema detaili, kui on sellisega tegu. Mine vahepeal ekraanis kaugemale ja siis vaata uuesti siukse pool uduste silmadega. Siis võib-olla ongi, kui juhtub olema suurema detailiga tegu, siis on võib-olla seda moodi kergem leida. Mine tea. Peaasi, et keegi selle ära lahendab. Kes on meie keegi täna? Mina vaatasin kuupäeva 23. mai. Ei. Nüüd ma küll ei tea. Jah, mai vist. €400 on auhinnafondis. Seda numbrit ma tean kindlasti, aga telefoninumbrit 9001020. Nüüd ma jäin mõtlema 23. Jah, mai. Või on aprill alles? Kuupäevad on alati minu jaoks väga keerulised. Aga ma oskan raha välja lennutada, see on kindel. Ja tean ka, et üks ainukene erinevus on tarvis üles leida. Kus kohas on see mingisugune, kas siis väiksem või suurem moonutus seal? Kes annab endast märku? Saateaeg hakkab tõepoolest ära lõppema juba vaikselt. Kell on juba selle võrra kaugele jõudnud, et mina juba tänan ette teid siin väga hea saate eest, et apsakaid pole sisse jõudnud ja üleüldse väga hea nädala eest. Nüüd on kenasti läbitud. Reedeni välja oleme jõudnud. Puhkame ka siis natukene ja enne puhkamist on tarvis ka tööd teha. Töömaa on endiselt sul kallis televaataja veel pooleli. Vaata ja võrdle palun neid pilte ja ütle mulle siis ette ka, et millise apsakaga on tegu. Kui jõuad esimesena liini pidi siia, siis sinu omaks saab olema 400 eurot. Kelle raha on 400 eurot? Ja mängureeglitega, kui oled esmakordne mängija, jõuad ka tutvuda. Seal on neid all ekraanil jooksmas, kui kõige paremini kõigest lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustudio.ee. Seal on kõigest kenasti lahti seletatud ja ka sellest, et tänapäeval võime võita sama saate jooksul kas või korduvalt. See on väga hea. Võite ka korduvalt välja valida 9001020, siis on paremad võimalused liinile saada. Keegi võidab ühe ainsa kõnega 400 eurot ja saateaega enam kaua alles ei ole. Seda ei ole enam järgi. Pikalt küll mitte. Olgu sinu elu lust ja lillepidu peatselt, kui teenid endale 400 eurot, aga enne seda tuleb natukene tööd ja vaeva näha. Siin ta on. Töömaa. Töömaaks sellised, et saab ilusaid naisi vaadata. Mis parimat päeva pole soovidagi ju. 400 eurot ka veel premeeringuks siis. Imehea mäng, aga kes lahendab selle ära? Küsimus ongi selles. Ja kas täna või mitte kunagi, täna olgu sinu päev, kui võtad telefoni välja ja kas või esimest korda valid sinna sisse, toksid 9001020. Edu mängu. 400 eurot on ootel. Kellegi välja teenitud raha. Viimane pakkumine on 400 eurot, tõepoolest enam ei kerki sellest ja nüüd ka jõudis saade selle võrra kaugele, et viimane võimalus tekst jõudis siia. See tähendab seda, et asjaga kallid televaatajad hakkab olema juba kiire.
Joome vahepeal vett ka siis ja mängime edasi. Vaatame seda pilti. Keskendume selle võrra hästi, et lõpuks ometi leiad üles selle vastuse. Ainult vastusest ei piisa. Vastus tuleb jõuda ka siia otse-eetrisse liini pidi. Numbrile 9001020. Kes on meie võidustuudio selle nädala viimane 400 euro omanik? Tulevane oled küll, kui nüüd helistad. Kui nüüd helistad 9001020, siis oled see sina. Arvatavasti, kui saad vähemalt liinipidi ühendust ja sul on see ainult üks, mis me nõuame vastus olemas. Mis on see apsakas või kus see paikneb? Keegi teab. Keegi pole endast veel märku andnud, aga keegi teab vastust. Oi, ma soovin, et tõepoolest teil on imeilus nädalavahetus. Kuulete linnulaulu näiteks. Mina otsustan küll kohe metsa minna, kui koju saan. Mõnus. 400 eurot, oi, see on veel mõnusam. Sinu poole enne seda teele saata, kuna ma tean, et siis saad sina õnnelikuks ja mina saan südarahus siit stuudiost välja astuda. Nädalavahetusse sammuda, aga enne seda palun anna mulle põhjust õnnelik olla ehk sinule raha saata. 400 eurot. Vaatama vastus, palun valmis. Ja kui sul on vanus, siis tasub kindla peale vähemalt ühe korra välja valida 9001020. 400 eurot, kes võlub selle endale? Mina mängiksin küll, aga minu töö on sinule raha välja jagada. See meeldib mulle küll. Üks ainuke erinevus, üks ainukene tähtis telefoninumber 9001020 ja 400 eurot on ainult ühele helistajale võimalik välja käia. Kes helistab siia, sina võid võita. Ainult helistades on võimalus võita. Ja vastus enne helistamist tasub välja vaadata. Vaadake valmis oma vastused, palun. Kus kohas paikneb see või mis detailiga on tegu? See on tarvis ette öelda siia liinipidi, kuid oma nime või kust oled pärit. Neid ei ole tarvis öelda. Väga tore oleks sul kuulda, kuid need on vabatahtlikud. Mõni inimene tahab öelda, mõni inimene mitte ja mulle meeldib, et me oleme kõik erinevad ja meie teeme kõik nii, nagu tahame. Kui sina tahad öelda, siis ütled, kui ei taha, siis ei pea ütlema. Aga õige vastuse, selle pead ütlema. Selle nimel, et võita 400 eurot, on tarvis otse-eetris kuulda mul sinu vastust. Täpsemalt siis selle ülesande puhul tõepoolest ei ole tähti ega numbreid, vaid tuleb vaadata need pildid lihtsalt ja võrrelda neid ja öelda lihtsalt suuliselt ette mulle siia, et kus kohas paikneb apsakas või millise apsakaga on tegu. Kus kohas see on, vähemalt see tuleb öelda. Niimoodi, et me kõik saame aru siis, millise detailiga tõepoolest on tegu, kus kohas see apsakas on. Luubi võite appi võtta, paberipliiatsi võite ka appi võtta, sõbra kõne võite appi võtta, kes võib-olla vaatab ka sama saadet või on kõrvalt käe pärast lausa. Keegi sul seal olemas. Ja lapsed võivad abi pakkuda, kuid otsused langetavad ainult täiskasvanud ja kõned teevad ka ainult täisealised. 400 eurot vilgub. Saataeg hakkab läbi sama. Kell tiksub, püüdes õhtut kinni juba vaikselt. Nüüd tasub mängida ja 400 eurot endale ühe ainsa kõnega välja teenida. Mängides saab see toimuma ja tõepoolest ühe ainsa kõnega üks ainukene helistaja. Sina teenid endale 400 eurot. Selle nädala viimases saates. Võidustuudio ootab sind, mina vähemalt. Kellel on soov võita, siis nüüd tasub tegutseda. Vaata, et sul on akud seal telefonis ja vastus on õige. Nendest peaks piisama. Ja vähemalt korra peate siis välja valima loomulikult ka 9001020. Oi, nädalavahetus ja 400 eurot enne seda võimalus siit välja lasta. Kelle häält kuulen järgmisena? Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast ja pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot 50 sentiga registreeritud kõne siia poole, kuid auhinnafondis on juba 400 eurot. Suur summa. Mida teeksid sina sellega?
Mina tean küll, mida mina teen sellega, kui sina ütled mulle vastuse, siis lennutan raha teele. Mänguaeg saab läbi. Viimane võimalus. Seierid tiksuvad, marsivad nagu soldatid. Aga 400 eurot on seal ja mängu lõpptekst, see vist vahetus just. Jõudis igatahes ta siia. Oi, kes sirutab enda käed välja ja võtab selle telefoni lõpuks ometi kätte ja ütled ette mulle selle liini pidi. Selle ülesande puhul on siis silmi tarvis, ehk kui vaatad vastuse valmis, siis on tarvis sõrmi, et välja valida 9001020 ja siis on meil tarvis häälepaelad korras olla. Kuna liini pidi pean kuulma sinu häält. Kui on hääl ära, oled võib-olla haige ja vastus on, lase keegi teisel kõne teha. Siis jagate raha oma vahel. Ka niimoodi võib mängida. Alati tasub erinevalt mõelda. Küll lahendus leidub ka kõigile ja nii leidub ka sellele ülesandele ja kellegil ma loodan, et on see juba olemas ka. Kuid sa pead ennast märku kandma. Siia Võidu stuudiosse numbrile 9001020. Lonksuke vett veel, aga rahas ära tahaks lennutada. €400 vilgub seal, vilgub endiselt, kuna on ta kodutu ja otsib, kelle rahakoti vahele pugeda. Tee see lahti, kutsun 400 eurot külla ühe ainsa kõnega. 9001020. Vähemalt üks kõne. Võite sellega korduvalt välja valida, siis on paremad võimalused liinile saada. Mängige, kuidas mängite, aga peaasi, et on vastus olemas. Ainult õige vastuse puhul tasub helistada. Mängu lõpp jõuab kohe siia eetrisse ja nii saab ka meie nädal läbi tõepoolest Võidu stuudio eest. Ütlen suur aitäh kõikidele mängijatele ja kelle kord on võita nüüd siis 400 eurot. Sõltub sellest, kes on leidnud vastuse ja kes otsustab helistada. Tee see esimene kõne täna. Pane oma õnn ja oskused proovile. Teadmine ka, silmanägemine, keskendumine. Eelkõige keskendumine on korras olnud, kes iganes sina võidad seal, siis sul on olnud arvatavasti väga hea keskendumine. 400 eurot saad magada hingerahus, kui tead, et see on sinu oma. Mina küll saaksin. Ja sellest munistangi magama minekust. Peatselt sina magad küll jah, sügavalt, kui järgmine öö, kui võidad täna 400 eurot. Selle nädala viimane võimalus võita 400 eurot. Peauhinnafond vilgub seal. Ei ole tal veel omanikku. Minul ei ole veel vastust siin, nii et teeme palun kallistele vaata vahetuskaupa. Ütle sina minule sealt üks vastus. 2 pilti seal on ja emmas kummas on mingisugune moonutus. Ütle, kus kohas see paikneb või millise apsakaga on tegu ja võida endale ühe ainsa kõnega, ühe ainsa vastusega 400 eurot. Täna teed selle otsuse, hiljem laristad raha, tänad ennast tagant järgi. Patsutad õla peale juba täna. Oi, keda saame täna? Kes teeb enda õnnelikuks? Mina ei tee siin kedagi õnnelikuks, sina ise teed enda õnnelikuks. Kuna sina ju helistad. Saateaeg hakkab läbi saama. Tõepoolest, nüüd on asjaga väga kiire lausa. Kes ütleb mulle õige vastuse? Muusika läks ka põnevamaks. Kes jõuab liinile? Ma ootan, et sellel muusikasaatel niimoodi sellisel sammul tempoga nüüd ragistad seal seda vastust ja valid ka välja 9001020. Mina juba tean, mida teha soovin. Tean, et ootan sind liinile ja ootan hetke, millal saan sulle õnne soovida. 400 eurot, kelle enda oma raha see on.
Peaauhinnafondi on alati tore välja jagada, aga selle puhul just kui oled nüüd viimane helistaja meil täna, siis saateaeg hakkab peatselt läbi saama, seega tuletan meelde, et palun alusta kohe oma vastusega, siis me kontrollime üle ja siis me vaatame, kas meil jääb aega edasi lobiseda. Ma loodan, et nii. Ja kui küsin sinu nime või kust oled pärit, sa ei pea ütlema, kui ei ole soovi. Mõned inimesed soovivad öelda, mõned mitte. Teie enda otsustada, endi otsustada. Aga see, kui soovid võita, siis on tarvis küll õige vastus olla ja ka vanus sinul 18 aasta võrra vähemalt. Ja vähemalt ühe korra välja valida 900 10 20. Ma usun, et mul jääb ka see lõpuks ometi kunagi pähe. 400 eurot, aga kelle rahakoti vahele saadan, kellele pakin päikest kaasa. Ei ole käepärast võtta, aga küll leiame. Küll leiame kuskilt päiksega. Rahasära on kindel. Kui sul on vastused, siis see on kindel, et on sinu oma. Ja saateaeg saab nüüd läbi. Mina imestan, kas me saame kella või mitte. Ja. Pilti jõuate veel vaadata. Saame. 1,5 minutilise kella saame siia 1,5 minutit. Nüüd 3, 2, 1, 0. Kohe peatselt. Nüüd on käimas 1,5 minutit ja see tähendab alati kallitele vaatad seda, et mänguaeg hakkab läbi saama. Nüüd tuleb üles ärgata, nüüd tuleb vaadata vastus valmis. Kus kohas paikneb see apsakas? Millise apsakaga on tegu? Kui on leitud ja sinul 18 aasta võrra vanus, siis kiirelt kärment natukene veel akut telefonis ja tuksi sisse 900 10 20. Võida ühe ainsa kõnega, ühe ainsa vastusega 400 eurot endale. Ole tänane meie võitja, Peaauhinnafondi kord on nüüd välja jagada. Seda soovin teha sinule, kellel on vastus ja peatselt läheb viimane minut käima. Nüüd seal on minut ja 6 sekundit. 900 10 20, kes jõuab kergemini, kiiremini välja valida. Kergem ja kiirem on välja valida see siis, kui sul on vastus olemas. 400 eurot endiselt tilgub. Viimane minut on käimas, kallitele vaatajad. Reede, viimane päev, viimane mäng. Üks ainukene võitja on sellel nädalal puudu. Ole see täna sina. Kui pole varem helistanud, nüüd viimane minut käimas. Vali ühe korra välja vähemalt 900 10 20. Olgu tänane päev üllatusi täis ja üllatus võit. Kellegile 40 eurot. 400, õnneks on 1-0 otsas. 400 eurot. 400 eurot on 42 sekundi jooksul tarvis siis välja valida 900 10 20, kui soovid seda võita. Nii palju sõnu, aga üks ainuke apsakas, üks ainukene kõne, üks ainukene võitja. 400 eurot, kelle poole lennutan. 33 sekundit kallitele vaatajad on kõigest alles. Aega järgi seal jooksmas täpselt 0,5 minutit. Nüüd tuleb tegutseda 900 10 20, jõuad veel korra välja valida. 25 sekundit asjaga läheb nii põnevaks, et peaasi, et keegi jõuab liinile ja vaadake palun vastus. Ütle mulle, kus kohas paikneb see apsakas. Millise apsakaga on tegu? Ülejäänud asjad ei oma tähtsust. Kõik tähtis asi küsitakse kõikidelt võitjatelt tagantjärgi nagu nii üle, kuid otse-eetrisse peab jõudma vastus 13 sekundi jooksul. Kallitele vaatajad tasub tegutseda juba. Kui võit on sinu, oled selle otsuse langetanud, siis langetage otsus helistada 900 10 20. 8 sekundit kellas aega. Oi, minul lööb närv sisse, aga sinul ka kindlasti. 4 sekundit kellas aega. Kohe peatselt läheb premeeringuks. Edu mängu viimane sekund seal ja kellegil on vastus ka teada. Kell on nullis. Minul on võhv väljas. Aga 400 eurot on auhinnafondis endiselt ja kes teatab endast, kelle häält kuulen, kes ütleb õige vastus ette, on teeninud endale 400 eurot tõepoolest. 400 eurot, kui vastus on õige. Kus kohas paikneb see apsakas ja millise apsakaga on tegu. Edu liinile jõudmisel ja vaata, et sul on akut. Ja veel, kell on nullis, aga nii kaua, kui pole helisenud, tirisenud kelle siin nii kaua, aga sinul veel ühe korra võimalus välja valida 900 10 20. Oi, kui põnevaks läks asi ja mina soovin teile õnne ja ilusat nädalavahetus. Aitäh super hea mängu eest ja mängime järgmine nädal järjekordselt esmaspäeva hommikul 9-10 TV3-ga ja 2-3 TV6-ga. Jah, nii ta on. Esmaspäeva näeme, aga nüüd soovin õnne kellegile veel korra. Hallo, mis on õige vastus? Kas te kuulete mind? Öelge palun kiirelt õige vastus. Hallo, kas te kuulete mind? See on üks, kas on kõrgem kui teine. Kas see on mingi seesama asi, aga kas see mingi muu asi ka selles on? Kontsas on küll asi, aga mis selle kontsaga veel on?
No see on kontsas on küll lapsakas. Palju õnne, 400 eurot konts oli õige vastus. Kes olete teie? Läheme järgmine